Austatud Rae valla rahvas, Riigikogu liikmed, ministrid, head Eesti omavalitsuste juhid, daamid ja härrad, soovin õnnitleda Rae valda suure juubeli puhul ja ühtlasi tervitada teid kõiki Harjumaa omavalitsuspäeval. Sel aastal möödub 30 aastat Balti riikide taasiseseisvumisest. Peame Lätis alati meeles, et iseseisvuse taastamine ei toimunud ainult pealinnades, ainult suurtes keskustes, vaid toimus kogu riigis omavalitsustes. Sealjuures võisid sündmused pealinnades, sündmused Riias areneda hoopis teistmoodi, kui poleks neil päevil linnadesse läinud palju inimesi omavalitsusest, et näidata rahva ühtsust iseseisvuse taastamisel. Sellepärast täname täna nii Eestis kui ka Lätis kõiki omavalitsusi. Mul on hea meel, et saan kõnetada Harjumaa omavalitsuspäeva osalejaid, kuna ise elan samuti Harjumaal nüüdseks juba 4 aastat ja tunnen ennast peaaegu et kohalikuna. Ning nii selle kui ka teiste omavalitsuste elanikuna olen näinud, kui olulist rolli omab kohalik omavalitsus oma rahva elus. Lätis oleme Eestit alati vaadanud kui riigi, kus on tugevad piirkonnad ja palju tugevaid ja atraktiivseid linnu, millest igaühel on oma eripära. Läti-Eesti suhted põhinevad minu meelest suuresti meie riikide omavalitsuste suhetel ja ei tohiks arvata, et ainult piiriäärsete omavalitsuste suhetel. Tahaksin loota, et kaugeneme järk-järgult ja rahulikult hiljutisest COVID-i ajast. Kriisiaeg on tõestanud, et lätlastel ja eestlastel on soov nädalavahetusi või pikemad puhkusi veeta teisel pool piiri. See tähendab, et meil mõlemal on midagi, mida naabrid tahavad. Koostööd ja sõprust meie omavalitsuste vahel võib nimetada rohujuure tasandi koostööks. Ja iga selline väike koostöö mõjutab ka meie läbisaamist riiklikul tasandil. Selliste projektide jätkusuutlikkus nagu Rail Baltic või Balti riikide elektrivõrgu ühendamine ei ole mõeldav ilma omavalitsuste osaluseta. Muidugi ei ole igasugune koostöö alati lihtne. See nõuab aktiivset dialoogi, kogemuste vahetamist ja see võib mõnikord põhjustada erimeelsusi ja vaidlusi. Kuid nagu öeldakse, tõde selgub vaidlustes, mitte meelitustes. Seega on meie jaoks oluline otsida alati ühist ja parimat lahendust selle asemel, et igaühel minna oma teed. Loodan ja soovin, et suudaksite alati leida parimaid lahendusi omavahel ning ka parimaid lahendusi teie ja Läti linnade vaheliseks koostööks. Soovin teile edu ja kordaminekuid teie ettevõtmistes täna, homme ja ka järgnevatel aastatel.